Uuel klubihooajal mängib välismaal võrkpalli vähemalt 31 eestlast. Kodumaa tolmu pühivad jalgajalt sisuliselt kõik need noored, kel võimalus mõnes tugevas välisliigas oma arengut edasi viia. Ent leidub ka erandeid, kes reeglid kinnitavad. Üks taolistest eranditest, kes võiks tegelikult juba mitu aastat oma taseme poolest välismaal mängida, on Eesti koondise ja Tallinna Selveri nurgaründaja Oliver Orav. Võrkpalli 24 tuligi uurima, miks Orav tänaseni kodumaal mängib. Vastust otsima asudes tuleb esmalt põigata Orava haridus- ja töökarjääri juurde. Pealinnast pärit mängumees lõpetas keskkooli kuldmedaliga ja läbis muretult ka bakalaureuseõpingud äriinfotehnoloogia erialal. Tänaseks on ta töötanud juba 3 aastat Swedbanki IT-osakonnas tarkvara arendajana. Et samal ajal on Orav ka veel rahvusvahelise ärikorralduse erialal magistrantuuris, kujunevad sisuliselt kõik tema päevad võrkpallikeelde tõlgituna 6-geimilisteks. Mu päev algab tavaliselt kuskil hommikul kell 7. Kui meil on hommikune trenn kavasse märgitud jõusaal, siis ma tavaliselt teen selle iseseisvalt siin kontoris. Tähendab, et kuskil 8:30 ma alustan jõusaali treeninguid. Sõltuvalt kaua läheb, siis tund, poolteist, 2 ma teen trenni ära, pesen puhtaks, võtan kohvi, tulen tööle. Siis õhtul meil hakkab trenn 5-6, siis lähen otse trenni ja kui trennid läbi saavad, siis tavaliselt koju magama. Kuna see aasta ärikorralduses on loengud õhtuti, siis ma olen ühildanud need päevad, kus meil trenne õhtut ei ole, et ma lähen töölt otse kooli ja siis jõuan ka umbes mingi 9 paiku koju. Sul vaba aega ka elus on? Ikka on, selles mõttes, et bussisõidud ja vabad nädalavahetused ja et ma üldiselt ikka leian endale vaba aega, et kas või see tund-poolteist enne magamaminekut, et siis ma tegelen oma asjadega. 23-aastane Orav rõhutab, et ta poleks kindlasti tänaseni Swedbankis ametis, kui firma ei pakuks talle niivõrd head töökeskkonda, enesearendamisvõimalusi ja vajadusel ka paindlikku graafikut. Sportlaskarjääri tema hinnangul muud tegevused ei pärsi, pigem vastupidi. Ma olen ise treeneritega arutanud, et see, et ma tööl käin, on tegelikult mõjunud pigem hästi mulle, sest et see annab võimaluse keskenduda päevast mingi osa millegile muule ja sa saad nagu nii-öelda sellest võrkpallist välja lülitada. Et ma olen siin naernud ülemusega ka, et ma käin tööl trennist puhkamas ja trennis käin tööst puhkamas. Et ma arvan, need nagu omavahel on päris hästi tasakaalus. Tallinna Selveri uus juhendaja, Soome noortekoondistega palju edu saavutanud Aapo Randaren tunnistab, et taolist kooli, töö ja spordi ühildamist on ta kohanud varem naiste võrkpallis, kuid tipptasemel meeste võrkpallis mitte. Ometi ei näe soomlane sellises mudelis midagi halba, sest Orav olevatki eriline nähtus. Ta usub, et noor mees pole ka võrkpallurina veel nii-öelda õiget välismaale siirdumise aega maha maganud. No, hän on vielä mun mielestäni nuori mies, että ei ole ikää jo vielä paljonkaan, että jos sitten katsotaan niitä vaikka MM-kisoja, mitkä nyt on menossa tuolla Bulgariassa, Italiassa ja missä kaikki nyt pelataankin, niin siellä keski-ikään kuitenkin 30 ylitten, niin kyllä hänellä niin vielä paljolti on aikaa. Että yleensä sanotaan, että se lentopalloilijan paras aika on sitten ne 28+, niin siihen on vielä paljonkin. Että kyllä hänellä vielä niin kuin on mahdollisuuksia kehittyä. Lõpetuseks tuleme aga tagasi saatelõigu alguses püstitatud küsimuse juurde. Kas Orav ikka plaanib veel võrkpallurina rahvusvahelisel tasemel läbi lüüa või pole sport tema jaoks enam prioriteet number 1? Ma arvan, et ma ei teeks võrkpalli nii-öelda vähemalt sellel tasemel, kui ma ei tahaks kuhugi kõrgemale minna. Paljuski on asjade kokkulangemine olnud selline, et mul ei ole veel õnnestunud välismaale minna. Et kindlasti ma mõtlen sellele, mul on paar riiki või liigat, kuhu ma tahaks minna mängima, kuhu on tõenäoliselt väga keeruline saada. Ja ka ma loodan, et kui mitte järgmine aeg, siis vast ülejärgmine aeg ma juba olen kuskil mujal kui Eestis. Mis need riigid ja liigad on? No, kindlasti on Itaalia üks, kuhu ma minna tahaks. Siis unistus oleks minna Jaapanisse mängima üldse, mis võib-olla ei tundu nii atraktiivne mõnele noorele mängijale. Enamus ikka tahaks Poola, Prantsusmaad. Aga kuna ma olen Jaapanis korra käinud pikemalt reisil ja mulle endal see kultuur hullult meeldib, siis ma lihtsalt tahaks sinna minna kas või aastaks proovima, et kuidas seal on.